Tere õhtust, head vaatajad, kes te vaatate siit Facebooki kaudu, YouTube'i kaudu, mis muul moel seda videot. Aga rõõm on teid kohata taas Fookuses, mis on alati teie ees oma 3 klassikalise probleemiga. Küsimusega, mis on pärit tänasest päevast Riigikogust, täna on 14. detsember 2022. Samuti on meil probleemiks see, et meil on aega maru vähe. Täpselt nii palju, kui selles liivakillas aega on. Ja loomulikult on meie ees alati ka üks väga hea vestluskaaslane, kelleks täna on siis Rene Kokk, eksminister, majanduskomisjoni aseesimees, kes siis valgustab meid sellest probleemist. Aga mis probleem see on? See probleem on selline probleem, mis käsitleb tegelikult tasuta elektripaketti või ütleme elektri hinna alandamist. Ja mille nimel siis me hirmsat võitlust pidasime, et elu oleks lihtsam käesolevas majandussituatsioonis. Aga tere Rene, ma annan sulle kohe sõna, enne ma pööran selle käima ja siis palun. Tere Paul, aitäh kutsumast, tere head kuulajad, vaatajad. Võib-olla kõik ei vaata meid, mõned kuulavad ka taustaks teinekord mõnda kodust tööd või tegevust tees. Aga nagu Paul juba sisse juhatus ütles, siis tõsi, et eile ja täna me arutasime Keskerakonna fraktsiooni poolt tehtud Riigikogu otsuse eelnõud, mis siis on ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja energiakriisi päästepakett. Ja milleks me sellest siin Pauliga räägime, siis tegelikult just sellepärast, et EKRE on väga mitmeid sarnaseid ettepanekuid teinud siin universaalteenuse erinevate menetlemiste käigus ja see on ka see põhjus, miks me täna seda siin arutame. Ja ma korraks sõidan sulle sisse, on see, et ma ütlesin põhimõtteliselt valesti, et tasuta elektripakett, see ei ole kindlasti tasuta elektripakett. Selles eelnõus on sees küll number 0, mis ma ei tea, kas 0 on number või mitte, eks nad vaidlevad, aga see 0 on see sees, aga see jah ei ole mitte tasuta, nii et vabandust. Ja ma võib-olla siis loengi ette siit need 3 põhis ettepanekut, mis siis selles eelnõus sisaldub. Ja siis saame neid pärast seda juba lahata natukene, nii palju kui aeg võimaldab, sisulisemalt ka. Aga esimene punkt siis oli ettepanek töötada välja Vabariigi Valitsusel tasuta elektripakett kodutarbijale 130 kW/tunni ulatuses ühes kuus ja seda siis 30. aprillini 2023 aasta. Siis teine ettepanek oli teha ettepanek Vabariigi Valitsusele ettevõtete elektrienergia ja maagaasi võrgutasu 0 euroni viimine ja seda siis ka kuni 30. aprillini 2023. Ja kolmas ettepanek oli laiendada elektri universaalteenust keskmise suurusega ettevõtetele ja kohalikele omavalitsusasutustele. Ja siis hakkame ma arvan esimesest punktist. Vaat siin ongi see, et kui ma enne viitsin, et ta ei ole tasuta, siis ongi selles, et see nüanss on selles, et see tasuta osast räägite ainult 130 kW ulatuses. See on üks moment. Ja me peame arvestama siin sellega tegelikult, et elektritootjad teenivad praegu tegelikult pööraseid kasumeid. Seda olukorras, kui meie oleme oma riigiga, ikka jälle tänu Reformierakonnale jõudnud olukorda, kus juba pool aastat järjest on meie inflatsioon Euroopa vaieldamatult kõrge. Tõsi, viimasel kuul me oleme teise koha saavutanud inflatsiooni kõrguselt ja inflatsioon teatavasti pole mitte midagi muud kui elukallidus, mida inimesed maksavad, mida vähem palka saavad ehk siis. Nii jah, aga räägi mulle siis sellest esimesest meetmest, mida planeeriti seda 30 kilovatti, kuidas sinna jõuti ja mida siis tähendaks täpsemalt veel? No ettepanek oli siis selline jah Keskerakonna poolt, et selleks, et selles samas meeletus kallinemise olukorras praegu, kuhu me jõudnud oleme ja sinu poolt juba viidatud ka siis inflatsiooni olukorras natukenegi aidata seda kodutarbijat, kellel on väga raske ja kes on väga tugeva löögi alla läinud, et seda aidata. Nüüd oma sõnavõtus ka, mis ma siis eile tegin, mainisin ära, et igasugune abi on praegu kulla hinnaga. Et nii ettevõtjad kui inimesi tuleb aidata, sellepärast et kui meil ei ole ettevõtteid, siis ühel päeval ei ole meil maksumaksjaid ja inimestele tööandjad ja nii edasi. Sellest saame kõik aru. Küll aga ma oma kõnes tõin välja ka aspekti, et selle sama ettepaneku osas 130 kilovatti kõigile tasuta tuleks nagu mõelda ja kuna tegemist on valitsusele siis ettepaneku tegemisega, siis valitsus saab muidugi ka lahata ja vaadata, kuidas siis oleks õige teha. See muidugi hääletati maha, see ei saanud ju toetust. Jah, peame kohe ära ütlema. Peame kohe kurvastama teid head vaatajad. Aga minu rõhuasetus oli ka selle koha peal, et tegelikult kui me vaatame kas või siin Riigikogu saalis seda ühte liiget, siis
ma tahan seda öelda, et arvestades meie võimalusi täna Maksu- ja Tolliametil kui Statistikaametil jälgida seda ja see ülevaade, kuidas on kellegi sissetulekud, siis ma ei ütle, mis see summa on, aga ma arvan, et Riigikogu liige ei oleks pidanud selle 130 eurose toetuse alla käima ja ilmselt on aga vaata, siin on üks asi veel, mida ma tahan märkida, et kui nüüd inimesed kuulsid kohe õnnetut uudist, et see meie ettepanek, mis sai tehtud, mitte ainult meie, tegelikult see on muidugi Keskerakonna poolt ametlikult esitatud, nii et me oleme lihtsalt selles asjas kaasosalised selle ettepanekuga koos. Et kui see maha hääletati, et just nagu mingid võimalusi ei ole, siis tegelikult mingid võimalused siiski on. Ma toon siin lihtsalt paralleelse näitena, see ei ole küll selles eelnõusse puutuv. Paralleelse näitena seda, kui 18. aprillil 2022 EKRE esitas eelnõu punamonumentide eemaldamiseks, siis samamoodi see hääletati maha. Aga lõppkokkuvõttes võttis aega, mis ta võttis, tõsi, pool aastat võttis see valitsusel aega, aga kõik need meetmed tegelikult lükati käima. Laias laastus me ikkagi jõudsime sinna ja valitsus on niisugune poliitika, et kui vale erakond esitab ettepaneku, antud juhul on vale erakond, kes? Meie ja loomulikult Keskerakond, kes on siis opositsioonis. Et siis valitsus lükkab seal lauad maha, või valitsust toetavad erakonnad, siis koalitsioonierakonnad, aga pärast nad nokivad seda kuidagi vaikselt üles, nii et see vabalt ka võib nii juhtuda. Aga ütle mulle, kas sa sellest loogikast saaksid kuidagi rääkida, et miks ikka 130 kilovatti, mind see number konkreetselt huvitab, kas miks mitte mingi suurem, väiksem? Seda nii palju, kui seda avati eelnõu esitajate poolt, siis see oli üks ettepanek. See summa oli kuidagi kujunenud seal nende arvutuste kohaselt siis selline keskmine kodutarbija, kes selle raha eest saaks siis oma valguse hädapärase siis vajaliku energia kätte. See põhimõtteliselt tugine statistikale siis? Ma jään sulle ausalt Paul vastuse võlgu, kuna see Keskerakonna eelnõu, aga see ettepanek oli, et neil oli mingitel andmetele tuginedes, nad arvasid, et see võiks olla see summa, mis aitaks siis ühel keskmisel leibkonnal siis minimaalselt hakkama saada. Aga teistpidi vaata, ettepaneku alusel, mida me siis kõik muidugi toetasime, oli plaan, oli esialgu niimoodi, et 130 kilovatti tasuta kodutarbijale ja siis kuni 30. aprillini. Mis see kuupäev endas siis kujutas või mis mõte see kuupäeval konkreetselt oli? Aus vastus on see, et ega me seda kuupäeva ei arutanudki, et miks see on, et ma võin ainult eeldada, et hakkab kevad tulema ja soojaks minema ja mille peale ma olen ka alati öelnud, et need kuupäevad on sellised selliste asjade puhul üsna nagu küsitava väärtusega staatumid. Ma mõtlen seda, et kas see võis olla seotud, võtta komisjonis, kui see toetab, kas see võis olla seotud sellega, et kui universaalteenuse hind on või universaalteenuse rakendamine on hetkel nagu sinna kuupäeva kanti aetud või sinna kuukanti vist ilmselt? No universaalteenusele üle minna saab meil praegu 26. aasta aprillini, nii et universaalteenus kehtib meil rohkem. Aha, okei. Aga nagu ma siin ka see järgmine punkt, kui selle juurde tulla, et oli ettepanek, et siis elektrienergia ja maagaasi võrgutasud viia 0 euroni, mida me absoluutselt oleme EKRE kogu aeg toetanud, oleme need erinevad aktsiiside langetavusettepanekuid siin korduvalt teinud, mis on tagasi lükatud, siis ka siin oli ettepanek teha seda 30. aprillini 2023 ja mida ma ka küsisin, et mulle tundub küll praegu, et meil ei ole põhjust arvata, et järgmise aasta 30. aprillil on kuidagi järsku majandus taastunud ja kõik on hästi, et selliste kuupäevade puhul ma arvan, tegelikult tuleks teha need tähtajatult. Et valitsus saab alati teha, kui on paremaks läinud, hinnata olukorda ja tuua uuesti eelnõu välja omalt poolt, aga me ei peaks nagu raiuma selliseid kuupäevasid sisse teadmata, mis tegelikult see on ka see sama printsipiaalne asi, et selleks, et tegelikult inimesi aidata, me ei pea mitte andma kala, vaid õnge, et antud juhul on ka nende meetmete rakendamine on seotud sellega, et me maksumeetmetega raha korjamist vähendame oma olemuselt, mitte see, et kui me saame mingisuguse papi kätte, nagu praegu valitsus seda teeb, et korjab enda kätte kõik ja siis tilgutab natukene rahvale, et see on nagu selles mõttes ka väga hea. Aga üks asi on veel, mis mind ka alati on väga kiusanud, nagu sa tead, hea fraktsioonikaaslasena, et meil on erakond alati, ütleme sellise lihtsa, triviaalse sõna on punninud seda CO2 teemat, sellepärast, et ei ole väga raske mõista, et see CO2 meede, mille Euroopa Liidu poolt on välja töötatud, et see on üsna jabur ja rumal, et kas selle CO2 meetme rakendamist ka selle eelnõu arutamisel käsitleti siis või kuidas? Ei, seda ettepanekut eelnõu algatajad ei teinud, aga me oleme universaalteenuse käigus seda arutanud kordi ja kordi, kuna universaalteenuse siis eelnõud me oleme 3 korda muutnud.
ja EKRE on teinud sinna kogu aeg ettepanekuid, millega ühe sisu oli see, et CO2 komponent välja võtta elektri hinnast, mille peale alati on siis koalitsioonierakonnad oponeerinud, et nagunii on eelarves puudujääk ja see raha on kõik arvestatud, siis ma ütlengi seda, et tegelikult on kõik ju valikute küsimus, et see raha, mida me müüme siis CO2 kvooti maha, ma arvan, sellel aastal on ta circa 250 miljonit suurusjärk, siia-sinna, siis tegelikult sellest rahast, kui prioriteet oleks aidata meie elektritarbijaid, oleks võimalik kindlasti olnud teha otsuseid, et elektri hinda kompenseerida. Aga nagu ma ütlesin 130 kilovati juures juba, siis ma ei pea õigeks seda, et me laia lauaga lööme, et meil on väga head statistilised andmed olemas Maksu- ja Tolliametil. Et me peaksime selles mõttes vaatama ikkagi, kes seda tegelikult vajavad, et ma ei ütle, mis see tänase piir on, aga seda on võimalik ju välja arutada ja ma arvan, et kõik ei oleks pidanud seda ka saama, aga kindlasti oleks tulnud vaadata üle, et kus maad see nagu mõistlik on. Et seda siis võib võtta niimoodi, et kui nüüd ütleme, valitsus teeb oma tavapärase käigu, et olles selle nüüd lauale lükanud selle ettepaneku ja kui nüüd ütleme aasta alguses tuleb oma kiirete ettepanekutega, meil on ju veel paar kuud aega valimisteni, tuleb omadega välja, et siis see teema võib ikkagi uuesti üles tõusetuda ja samamoodi tulevad küsimusele nii kuupäev, alguse lõpuaeg, kui ka summad, kui ka kilovatid ja võib-olla siis ka CO2 komponendi küsimus taas, mis suhtes võib ka kohe öelda, et tegelikult selle CO2 komponendi küsimuses on lahingud pidanud kas kahjuks või õnneks öelda siis ka ainult rahvuskonservatiividega ei ole ju kuulda, et seda keegi teine teeks vist ilmselt. Vot nii. Aga mis puutub tegelikult nende võrgutasudesse, siis võrgutasude puhul on alati oht see, et tootjad ise hakkavad võrgutasude mahatoomisele vastu puksima. Nende klassikaline argument on siin, et kui me räägime hinnast, erinevate komponentide hindadest ja maksudest, et sellega võib mängida, see ei puuduta neid, vaid see on nii-öelda poliitiline otsus. Aga et kuna võrgutasud olevat ikkagi ainukene asi, mis on reaalne kulu tootjale endale, et siis see ei ole nagu õiglane, põhjendatud, et kas sellise nüansiga te komisjonis kokku ei puutunud? Ei, ka seda ei arutatud seal, aga nagu me näeme, siis seoses praegu tulenevast lumetormist, siis on juba kuulda vaikselt siit ja sealt, et Elektrilevi tahaks, see on natuke teine teema, aga Elektrilevi tahaks juba hakata võrgutasusid kergitama, et näed, et saaksime teha siis oma elektrivõrku kindlamaks ja nii edasi. Aga kui me vaatame tegelikult neid kasuminäitajad, mis on selles sektoris, siis tundub, et jälle otsitakse ettekäänet, kuidas meil maksutõusu teha, kuigi ülekandetasud on veel tõusnud ja tõusevad ka tegelikult järgmine aasta. Aga nüüd tulles tagasi selle juurde, et kuidas sa enne ütlesid ka selle punamonumentide eelnõuga, mida me põhimõtte pärast EKRE-ga menetlesime, kuigi seda 7 nädala asemel saime saali sisuliselt 7 kuud hiljem, mis on juba omaette pretsedent ja vajab medali andmist, siis siin eelnõus on tegelikult sarnane asi, et just see Pauli kirjeldatud opositsiooni surve on see, mis pahatihti ikkagi viib meid üldse mingi tulemuseni. Ja siin see 3. punkt, mis oli see ettepanek universaalteenuse siis kehtestamine keskmise suurusega ettevõtetele ja kohalike omavalitsustele, siis kohalike omavalitsuste pool sai nüüd ka lõpuks siis sisse. Ja kuna see eelnõu on ka varem sisse antud, siis juhtuski jälle see, et nagu Paul kirjeldas, kuidas siis koalitsiooni pool ja valitsus töötab, et ühel päeval nad teevad suured silmad ja ütlevad, et aga te ju murrate nüüd lahti uksest sisse, et me oleme selle juba teinud, arvestamata seda, et selle eelnõu menetlemine ja see eelnõu anti sisse juba hulga aega tagasi, eks. Kas sa oskad, millal ta anti sisse? Ma jään sulle praegu vastuse võlgu, aga ta anti sisse enne, kui tegelikult see viimane universaalteenuse eelnõu vastu võeti, mis siis ka kohalikele omavalitsustele universaalteenuse kehtestas, nii et see on kindel. Siin Rene viitab sellele asjale, et meie siin ju Riigikogus töötame konkreetse plaani alusel ja meil on ette nähtud, et kui eelnõu esitakse, eelnõu sisse antakse, ka siis fraktsiooni poolt või siis Riigikogu liikmete poolt, et siis tuleb seda eelnõu menetleda 7 töönädala jooksul tuleb menetlusse võtta. Ja nüüd ongi nii, et nagu see medalist rääkisid eelnevad selle punamonumente puhul, et kui me andsime aprillikuus, et 7 nädalat, 7 kuud, et see on jah, diplommedalit väärt, sest et pole teada veel kordagi Riigikogu töö ajaloos sellist asja, et kui opositsioonierakond esitab eelnõu, et siis 7 nädala asemel, mis on kohustuslik, selle asemel siis 7 kuud menetletakse seda ei ole tõesti olnud. Ja selle eelnõuga siis, nagu ma saan aru, et on ka see pikk venitamine, ega ju koalitsiooni nagu ei ole aega, neil on ju muud mured ju, igasugused põnevad mured.
vot nii, ja ka see keskmise suuruse ettevõtte osas, et mis keskmise suurusega ettevõtteks loetakse, kas statistiline näite või siin number on või? ka Euroopal on omad normid ja siin ka jällegi tegelikult EKRE tegi korduvalt iga selle siis universaalteenuse menetlemise juures juba sellise suurusega siis aastase tarbimisega ettepaneku, mis tegelikult tuleks kõik Eesti ettevõtted sisuliselt sinna alla võtta. Eesti ettevõtted suures pildis ongi kõik Euroopa mastaabis keskmise suurusega ja väiksemad ettevõtted. Aga ma tahaks rääkida võib-olla siin veel. Sa ei saa rääkida, Rene. Igal juhul rahvas, ma tänan teid, et te osa võtsite, ma tänan Reneed, aga kahjuks on see liiv ka maha jooksnud, nii et tänaseks on selle asjaga kõik. Aga me kohtume veel, kindlasti. Kõik head, kohtumiseni. Nägemist.